esimene võistkond on e-raamatukogu. See on idee, mis näeb ette mitte kogu maa elektrifitseerimist, vaid kõigi Eestis kättesaadavate raamatute digitaliseerimist ja paigutamist internetti. Ja, minu poolt on jah vastus. Absoluutselt toredad inimesed ja julgevad. Selleks ajaks tuleb seda ärimudelit läbi mõelda, sellepärast et sellise ärimudeliga ei jõua me kuhugi. Kriitikale vaatamata leidsid kohtunikud, et Kerli meeskond on tugev. Tänase esitluse järel oli meil minu isiklikud ootused ja lootused olid üsna nulli lähedased, et see oli tõsiselt suur üllatus, et meid siiski edasi valiti. Kindlasti on üks osa nagu äriidee nõrkuses sellesse, et suures osas on ju missiooni- ja kultuuriprojekt ja näha veel selle juures ühte väga head ja toimivat ja rikkaks tegevat äri on küllaltki keeruline ka meil endil. Tarkvaraarendaja Eero töötab Skype'is ja tahab luua internetipoodidele tarkvara, mis võimaldaks muuta tooted veebikeskkonnas 3-mõõtmeliseks ja näidata internetipoe kaupa kliendi foto peal õige nurga alt ja õiges suuruses. Eelvoorus öeldi Eerole liigse sentimentaalsuseta, et töötava mudelita pole mõtet tagasi tulla. Ma ei usu lihtsalt, et see on võimatu. Jah, mingi saab, see ei ole võimatu, see ei ole nii raske. No see oli ikka paras väljakutse, et tuleb teha, tuleb valmis teha ja see, et ei ole võimalik. Kuidas ei ole võimalik? Ikka on võimalik. Prototüüp saigi poolfinaaliks valmis. 32-tolline televiisor läks välja sedasi, 50-tolline sedasi. Meeskonna esitlus hinnati finaali vääriliseks. No, ma kartsin äriplaani kohta küsimusi, et siin osad on väga ettevõtluskogemusega, nad on teinud enda ettevõtted, oskavad äriplaane koostada, siis minul olid ainult need koolitused, mis siin aiaheisat on võtsid. Molekulaarbioloog Mardi idee oli kantud isiklikust murest. Tema koer jäi haigeks, aga tükk aega ei suudetud kindlaks teha, mis haigusega tegu. Mart otsustaski ise välja töötada geneetilised testid nii nakkushaiguste kui geneetiliste haiguste diagnoosimiseks. Koolituste käigus õnnestus meeskonnal mentorite abiga oma idee fookus väga täpselt paika panna. Küll üldse igalt poolt tuli sellist positiivset tagasisidet nii töö juurest kui ka mentorite kui ka koolitajate. Pärast esitlust polnud kahtlust, et tegemist on kindla finalistiga ning üks võitjate omadus on meeskonnal küll. Usk oma idee headusse. Me ei mõelnud väga selle peale, et kas jääme välja. Klassiõpetaja Merili pani tähele, et juba algklasside lapsed on kaotamas huvi õppimise vastu. Ta otsustas õppimise mängulisemaks teha ning lõi oma meeskonnaga õppemängude kogu, mis tal ka kohtunikele ette näidata oli. Ja uskuge või mitte, aga lapsed lähevad nii elevile nendest mängudest. Nad uurivad ja nad ei saa ise arugi, et nad õpivad. Te peate leidma mingi väljundi kas mujale turgudele, väljapoole Eestit geograafiliselt või laiendama ennast koolides. Midagi jääb puudu praegu minu meelest finantsiliselt. Kõigele vaatamata võitis Merili kohtunike poolehoiu. Ta peab ideele veel suuremat toetust leidma, et veenda nii kohtunikke kui vaatajaid, et ka õppemängude tootmisest võib saada äri. Ma arvan see, et raamatukauplustega läbi rääkima. Et see on selline esimene asi, mis me teeme. Et saaks lõppesitlusel midagi välja tuua juba. Et kus me oleme koostööpartnerid äkki leidnud ja... Mattias tahab maailma vallutada nutikate lillepottidega, mis kasvatavad ise sensorite ja tarkvara abil toataimi. Aga ma lähen Google'isse ja... Mattias ei bluffinud. Ta leidis investorid ja uudis nutikatest lillepottidest jõudis isegi meediasse. Poolfinaalis tegi Mattias veel parema etteaste ja lubas, potte saab osta juba 2 kuu pärast. Kindlasti olin natukene julgen, et võib-olla hääl ei värisenud nii palju. Aga kogu see presentatsioon oli ilmselt oluliselt põhjalikumalt läbimõeldud ja ka oluliselt pikemalt ettevalmistatud. Mattias pääses finaali, kuid ta sai aru, et konkurendid on tugevad ja tal tuleb veel selgemini põhjendada, mille poolest tema süsteem erineb teistest aeropoonilistest taimekasvatussüsteemidest. Ja ma ütlen, et siin on nagu hästi mitmeid tugevaid ja potentsiaaliga projekte, et ma väristasin südant päris pikka aega. Kuid ka Mattiasele endal on tuliseid fänne. Ma lihtsalt ei saa aru, kuidas see võimalik on. Et see vajutad, see lill kasvab, täiesti uskumatu idee. Super. Geniaalne. Ma alguses ei uskunud, et see võimalik, aga tundub, et on ja kasvavad.